kõvad pidustused ja või ma loodan teile, sest ma ei tea, kui kiiresti ma video valmis saan. Aga kutid, uus aasta on käes, 2017, here we go. Ja ma mõtlesin, et ma siin räägin natukene, no kuna käes on 2017, siis ma teeksingi nii-öelda 17 fakti, aga mu aju ei genereeri nii palju fakte millegi kohta, siis ma mõtlesin, et ma teen niimoodi, et 10 fakti eelmise aasta kohta, mis ma saavutasin ja mis juhtus ja mis üleüldse kõik toimus. Ja siis tuleb 7 fakti või soovi, mida ma soovin uuelt aastalt. Nii et let's go! Nii, siis võtame kohe suvest, mis ma tegin see suvi. Ma käisin perega Hispaanias. See on lahe, sest see oli mu esimest korda elus, kui ma läksin nagu reaalselt lennukiga lendasin kuhugi reisima, kuhugi soojale maale. Nii et see on päris cool. Ja siis teiseks üleüldse see suvi ma võtsin nagu oma enda perega rohkem aega kui näiteks 2015 aasta suvel. Mis mulle täitsa meeldis kohe. Siis üks ülikõva asi, mis suve lõpus või sügis algul pigem toimus septembri algul. Meie YouTuberite live ju, see on asi, mis mu arvatavasti ei lähe mitte kunagi meelest ära. See oli võimalus kõiki teid seal näha ja ma ei oleks elus osanud arvata, et isegi nagu nii palju inimesi tuleb lihtsalt kohale mingisuguste minusuguste mingite inimeste pärast, kes panevad Eestis netti lihtsalt videoid endast. See oli mega lahe, seda tahaks uuesti ja seda tahaks tagasi ka ja kindlasti kunagi teeb ka seda uuesti ja siis, et üleüldse näiteks, neljandaks faktiks kõlbab ka see, et üleüldse, et see live kõik ja toimuks ja et kõik need YouTuberitest sõbrad, kes mul on, kuidas me see kokku saime. No see aasta ma ühinesin siukse agentuuriga nagu Greatlane ja see on juba nii suur samm tänu sellele kõigele toimusidki kõik meie mingi YouTube'id ja kõik asjad ja live'id ja see on võimas asi. Tänud, et ma sinna sattusin nagu ülilahe. Siis lähme kohe edasi. YouTube'id. See suvi algasid YouTube'id ju, kus kuidagi kogemata sai mina selle osaliseks nagu. Ma mäletan täpselt, ma istusin Hispaanias sel hetkel õhtul, ma montisin oma vlogivad, siis ma tegin iga päev järjest vlogi ja siis järsku Carlos helistab mulle. Võta telefoni vastu ja siis Carlos on nagu too kuule Marti tahab rääkida sinuga. Annab Martile ja siis hakkavad seal Kaspar ja Carlos ja Marti ja kõik, ta vist tead seda seal Marti Facebook live'is ka. Ja siis hakkasid mulle rääkima sellest, et kuule, teeks siukse kanali, et kus kõik kutid on koos ja mingi 5 kutti ja 5 päeva ja mingi ülilahe ja siis ma olin seal Hispaaniast ja mingi jaa, davai! Nii, siis YouTube'idega Rootsi trip, mis meil just toimus. See oli mega cool, nagu see oli esimest korda elus, kui ma käisin nagu lihtsalt ainult full sõpradega. Käisime lihtsalt nagu Eestist väljas ja veetsime koos aega, mis oli mega lahe. Siuksed asjad tuleb veel kindlasti ja veel rohkem ja veel võimsamaid ja ma olen nii kindel selles ja see oli nii cool. Ma ei süle sellest. Siis kui jõuda minu kanalisse tagasi, siis üleüldse minu kanali massiivne tõus. Mis toimub praegu, meid on siin mingi 13,500, aga nagu mõelge, selle aasta alguses oli meid äkki 2000–3000. Põhimõtteliselt aastaga nagu 10 000 nii juurde olnud subscriberid, see on päris hea. Ma tean, et see ei olegi nii palju kui mingi Sniffidel ja Martidel siin ja mingi Lapins pani kõmustust mööda, aga nagu ikkagi. Kuid ma poleks nagu, kunagi kui ma selle Krekste Makiga alustasin, siis ma tähistasin juba 100 subscriberit ja 200, et ma olin õnnelik selle nagu 200 inimest, see on nii palju. Ja nüüd on nagu 13,500. Sest aru, seda on väga räigelt ja ma olen väga õnnelik selle üle. Nii, see aasta täitusid ka siis osad minu unistused, need, et ma sain olla ajalehes, ma sain olla ajakirjas, ma sain televisioonis olla ja nagu see oli väga lahe. Siis intervjuusid võetivad ja sain mujal need iga poole Elu 24 ja kõik siuksed värgid, seal sai oldud ja nagu ma reaalselt nagu mäletan, kui ma kunagi vaatasin ka neid ajakirju ja kõiki neid inimesi, siis ma olin nagu, et kurat, ma pean ka kunagi sinna saama. Ja siis nüüd see aasta ma sain sinna. Küll mitte nagu väga palju, mitte väga suurelt, mingid Mariad ja need on rohkem saanud ju, aga nagu mulle piisab isegi ühest korrast, et mu osa unistusest oleks täitunud nagu ja see täitus. Nüüd üleüldse, kogu selle YouTube'iga ma olen saanud nii palju sõpra juurde
nagu legit ma praegusel hetkel nagu ma suhtlen oma klassikaaslastega ka vähem kui kõigi nende sõpradega, kelle ma olen nagu tänu YouTube'ile, tänu interneti siin saanud ja tänu meie agentuurile ja kõik see on. Kas on näiteks YouTube'is, nagu poleks ma mitte kunagi alustanud selle Craig's the Monkey'ga, siis ma poleks mitte kunagi sattunud kuhugi siuksesse kanalisse. No ja siis nüüd kohe 10. lükata selle, et näete, see siin on minu uus tuba. See ei ole küll täielikult valmis, ma veel nagu ise ei ela otseselt siin toas, aga põhimõtteliselt me maja saigi põhimõtteliselt valmis. See on ka üks lahe asi, mis see aasta juhtus, sest ma ei tea, me ehitasime mingi 5 aastat siin maja ja nüüd see on peaaegu valmis. Natukene veel mööbleid vajustaval ja siis on valmis. No nii, lõpetame nüüd selle 2016 aastaga ja lähme nüüd 2017. aastasse. Ehk mida Gregor soovib saada 2017. Kohe esimeseks sooviks on, võtan kohe selle YouTube'is, et ma saaks ka 20 000 suubi täis. Sest mu järjest vaatan, mul kõigi sõprades järjest täitub see 20 000 ja oleks mega kena, kui ma ka lõpuks nii kaua jõuaksin. Ja te kõik saate aidata alati oma ideedega, oma jagamistega, oma lihtsalt nii-öelda supportiga. Siis ma sooviksin kindlasti veel kollabida, teha mingi võimsaid projekte ja videoid koos nende nii-öelda Eesti talentidega, interneti, ma ei tea, tähtedega, ma ei tea, muusika, mida iganes. Et kõigi siukeste kõvade kuttidega. See oleks jälle pretty cool. Siis, nagu ma enne rääkisin, YouTuberite live. Ma sooviksin siukseid üritusi veel sõpradega korraldada ja teha ja sest nagu mulle endale, see on nii lahe kogemus, kus siukest asja teha ja see on nii võimas emotsioon ja nii hea tunde. Siis YouTube'idega suvel mingi trip või ma ei tea, mingi suur projekt teha lihtsalt YouTube'idega veel see nagu Rootsi trip näiteks, aga lihtsalt nagu veel suuremalt, ma ei tea, üle terve Euroopa või midagi cool on ju ja siis või mingi veel suuri projekte teha YouTube'idega või ma ei tea, lihtsalt koos olemisi, et saate aru, ma lähen siin nende unistuste rääkimistega nii emotsionaalseks ära, mulle hulluks ära nii, aga keskendume. Focus! Siis eelmine suvi, 2016 suvi, ma üritasin teha oma sarja nii-öelda YouTube'i. See ei läinud edukalt, mul jäi aega liiga väheks, siis tuli täpselt need YouTube'id tulid peale, ma käisin reisil vahepeal ja siis järjest need inimesed, kellel koos pidin tegema ja siis nendel tekkis järjest mingi räigelt asju ja see ei olnud võimalik. Aga ma loodan, et 2017 saaks selle valmis. Mul on kõik nagu mõtted on peas, mul kõik üles kirjutatud, mul on mitu lehekülge mingid tekste ja värke ja need tuleks sellest ära teostada, aga see teostamine on nii raske. Kohutav, lihtsalt absoluutselt aega ei ole ega midagi, eriti suvel. Siis perega seoses ma sooviks perega minna kuhugi veel mingi lahedatele trippidele või see sobi ka kuhugi reisil minna, näiteks kui tegime Hispaanias, aga see sobi kuhugi mujal reisil minna ja siis ma mõtlen ka, et kas vlogida näiteks seal iga päev või üldse panna kõigest kokku mingi või vlogiks ja siis kõigest kokku panna mingi ülivõimas, mingi extreme shit. No ja 7. sooviks oleks lihtsalt saada piisavalt palju vaba aega, et veeta rohkem aega koos sõpradega ja mitte nii palju stressata kogu aeg nende kõigi videote ja kõige selle pärast kõik, mis siin ümberringi sotsiaalmeedias toimub ja ma ei tea, kui vaja, siis ma ei tea. Ma olen ju aasta aega juba siin vaba olnud või nagu üksik, nagu võib-olla kedagi kõrval leida. Ilmtingimata see ei pea juhtuma, ma võin lihtsalt sõpradega olla, aga lihtsalt üleüldse nagu rohkem vaba aega saada. Aga, oota ma vastu. Aga mitte sellist vaba aega, et ma lihtsalt lamaksin voodis ja mitte midagi ei teeks, vaid nagu uskuge mind, palju parem elu on, kui sul on kogu aeg kiire, sest siis sa nagu tõused kuhugi suunas, sa kasvad. Aga kui sa lihtsalt voodis lamad ja mitte midagi ei tee, siis ei juhtu ka väga midagi eriti. Nii et kui vaba aega, siis pigem juba raisata selle nimel, et ma oleksin kellega koos sõpradega või teeksin midagi lahedat või käiksin noodi reisil midagi, mitte ei magaks. Magamises ma pigem kütaks räigelt tööd, mida ma ei tea. Ma ütlen teile ühe boonuse ka kohe seal 7. fakti lõppu otsa niimoodi, et uus aasta, uus sina, aja oma kann maast püsti ja
alusta sellega või selle unistuse või selle projektiga, mida sa oled ülikaua tahtnud. See ei pea olema mingi YouTube indus ega mitte midagi siukest. See võib olla, ma ei tea, fashion, oma mingi, ma ei tea, riiete kollektsioon kas või oled tahtnud ka saada mingi professionaalseks, ma ei tea, meikariks või oled tahtnud saada professionaalseks mingi juuksuriks või mida iganes, absoluutselt ükskõik aja oma tagumik maast püsti ja alusta oma unistuse täitmist. See ei juhtu iseenesest, sa pead selle nimel vaeva nägema. Ja ära lükka nagu ennast homsesse päeva seda. Ja ära tule mingi uute vabandustega, et mingi, et ma ei tea, mul ei ole raha või mul ei ole aega või kui sul ei ole raha, siis tekita raha. Ja siis alusta sellega, kui sul ei ole aega, siis sorteeri ära, mis on sinu elus nagu kõige mõttetum hetkel ja pane see tahaplaanile. Ja alusta ikka unistuse täitmisega. Ei ole piisavalt vabandust, et öelda ära unistusest, kus vabandust ei ole olemas. Tuleb seda täita neid. Sest mõelge, iga lill kasvab läbi mulla. Nüüd te sina samamoodi aja ennast läbi selle sita tippu ja üks hetk sa ei panegi enam tähele, kui sa unistad juba silmad lahti. Aga nii ma arvan, et ma sellise nüüd siis vibe'i ja kõigega nüüd lõpetan. Päris kaua siin juba ometi rääkinud. Nii et näeme siis teid aasta pärast, kui tuleb 2018 ja siis arvatasime järgmise video ja vaatame siis palju neist mu soovidest, mis ma praegu esitasin, palju neist täppi läks, mis kattus eelmise aastaga, mis tuli täiesti midagi uut, mida me oleks isegi soovida osanud, midagi võimsat. Äkki mu elu, äkki ma ei teegi seda hetkel jutubi, kes teab nagu, äkki mu elu täielikult 100% muutub, vaatame. Igatahes aasta pärast näeme teid kõiki ja siis vaatame, mis juhtunud on. Aga seniks, olge muhedad. Ja näeme ka järgmises videos. Tšau!